Kehakeele armastuses ja flirdis on minu esimene kehakeele raamat, mille ma juba kirjutasin 2015. Siiani oli ta tavaliselt ainult e-raamatuna, aga nüüd on ta ka paberkandjal. Mis on selle raamatu eripära võrreldes teiste kehakeele raamatutega? Esiteks, mul ei ole siin sees ainult nii-öeldes, kuidas siis lugeda signaale, et kas ma talle meeldin või ei meeldi, vaid ta on ka laiemalt kehakeelest, kuidas me väljendame midagi, näiteks ärevust, näiteks seda, kui meile midagi meeldib, kui me kuulame huvitatult või mida ka käed, jalad räägivad näiteks. Ja lisaks ma panin siia väga palju pilte. Miks pilte? Sellepärast just, et läbi piltide me analüüsime erinevat detaile jälgides, mida siis isik, kes on pildil, tunneb. Ja läbi selle me õpime nagu paremini lugema nii-öeldes mitteverbaalseid signaale. Lisaks on siin ka mul kirjutatud päris palju armastuse psühholoogiast, sest et ma arvan, et te võib-olla olete ka kuulnud, et seesama seksuaalne atraktiivsus, mis alguses meid tõmbab üksteise poole ja kestab tavaliselt kuskil 6-18 kuud, pikemaajalise suhte puhul ei pruugi enam paika jääda. Ja seepärast on väga erinevaid aspekte, mis meid hoiavad nii-öelda siis pikemalt koos siin elu jooksul. Ja sellepärast, kui teil on nüüd vajadus nii-öelda aru saada, et kas ma siis talle meeldin või ma talle ei meeldi, või tahate teada nagu laiemalt nii armastuse psühholoogiast kui ka inimkäitumist mõjutavatest faktoritest või kehakeelest ja kuidas siis seda lugeda laiemalt, siis palun, see on üks võimalus hankida juurde teadmisi. Aitäh!